Täna valime taas kuu autot ja kas meil üldse on kuu auto rubriigis mõni hübriidmasin olnud? Mulle praegu nagu ei viska ette, aga äkki tuleb teil meelde? Meil on kindlasti olnud autosid, mille valikus on hübriid olemas. Kas või seesama Toyota CHR, millest me mõni kuu tagasi rääkisime, seal on hübriid täitsa olemas. Aga seekord me räägime autost, kus seda niinimetatud tavamudelit ei olegi olemas. Meil on 2 hübriidi ja 1 elektriauto on tõsi küll, hübriid on üks esimese auga kohal, aga selles mõttes väga unikaalne kombinatsioon praeguses automaailmas üldse. Eks tegelikult on ju Hyundai näidanud kõrgtehnoloogiaid varemgi, et ta oli ju üks esimesi, kui mitte kõige esimene, kes meil vesinikauto Eestis ära näitas ja hübriid on ju tegelikult ka linnamaasturite kategoorias neil olemas, aga selge see, et elektriauto on selline asi, mis praegu on neid laineid lööb ja see on hetkel Eestis muidugi varjusurmast tänu sellele, et toetused said ühel hetkel otsa, aga selles mõttes ma arvan, et Korea autotööstus on just meil natuke kauge ja võib-olla ei tea, mis nad igapäevaselt korda saadavad, aga kahtlemata see tehnika neil on kõigil töös ja ma väga imestunud, kui ühel hetkel tõesti Ioniq välja toodi. Väike üllatus oli tõesti see, et tõesti meil ei ole siin ei tavalist bensiini ega tavalist diislit, et siin on selline teistmoodi komplekt kokku pandud. Mis te sellest autost arvate? Näeb ta ju visuaalselt päris atraktiivne välja? Minu jättes nagu see elektriversioon nagu väga hea mulje, sellepärast, et kõigepealt ta sõidab nagu selline hea nauditav auto, ta ei ole nagu selline mõttetu vedelmees, et sa saad rääkida nagu täiesti toimivast vedustusest, rooli tagasisidest, millest iganes. Ta on väga kvaliteetselt seest nagu kokku pandud, ta on maitseka kujundusega seest, ta on päris ruumikas, vedrustus on vaikne ja lisaks sellele on sul täna juba kätte saada mingi selline arvestatav kilometraaž, jämedalt 200 kilomeetrit, mis on nagu selline suurus, millest näiteks liipimehed võib-olla näevad selliste ilmadega ainult nagu und, et reaalselt on see Teslaga võrreldav sõidukogemus, mis on kolinud 2-3 korda odavasse hinnaklassi allapoole. Üks muidugi probleem, mis temaga on see, et kui me juba Leafi mainisime, siis täna on ju see seis, et eratarbija ega eriti palju elektriautot osta ei saa, sest üle 30 000 hinnalipik sellist klassi autodel on ikkagi häbematult palju ja kui KredExi headel päevadel anti sellest pool kenasti soodustus, siis siin seda enam ei ole ja üks variant oleks loomulikult kautada teda elektritaksona, mis oleks loomulikult Leafi põhjal nagu suurepärane võimalus, ainult et pisikene probleem jutumärkides on see, et meil ei ole siin mitte Shademo-laadi ega tegemist Type 2 mõnekesega, mis tähendab seda, et kiirlaadijas seda kiiresse otsa ei lähe ja see tähendab, et teda tööautona on keeruline kasutada, aga eratarbijal, kellel on tõesti linnasisene, linnalähedane sõit ja kellel on kodus laadi olemas, siis Leaf sai seekord endale tõesti väga karmi konkurendi. Muidugi võib ette juba öelda, et ega sellist konkurendid ei maga ja ideeauton oleme ju järgmist põlvkondaga näinud ja me võrdleme seda autot praegu ikkagi Leafiga, mis on natuke ebaõiglane võrdlus, kuna Leaf on turul olnud juba 5, 6, 7 aastat ja ega me muudes autoklassides ikka selliseid ajavahet kipume ikka arvestada, et siin on natukene valenihe, aga tulemas on ju teistelgi. Lõpuks Volkswagenil on uus kots tulemas, mille ametlikuks arvustuslikult läbisõiduks on 300 kilomeetrit antud, Renault Zoe'l lubati juba 400 ja Ampera E-Opeli poolt juba 500. Tähendab, võime loomulikult alati arvestatav osa maha lõigata, aga isegi kui me räägime praegu 280 läbisõiduga Ioniqust ja saame sealt igal juhul 200 kilomeetrit kätte, siis see on asi, mis enamusi inimesi igapäevaselt täitsa rahuldab. Me peaks inimesele võib-olla mõne soovitus andma või äkki ennustama, et milline variant nendest nüüd kõige populaarsemaks Eesti võiks muutuda, kas on siis hübriid, pistik või täiselekter? No ma arvan, et eks tavaline hübriid ikkagi, sest et siin on nagu näha Toyota puhul väga edukad praegu nii Aurise kui ka muude mudelite pealt ja Priuse koha pealt, et hübriidid on Eesti turule täitsa arvestatavalt tulnud, kui müügistatistikad vaadata, siis hübriidid olidki see, kes protsentuaalselt kõige rohkem oma osakaalu kasvatas, see osakaal ei ole väga suur, aga kahtlemine jätkab tõusu. Pistik hübriid on loomulikult väga tore, saad sõita ametlikult kuni 50 kilomeetrit elektriga, tegelikkuses, isegi kui see on 30 või 40, siis päevased tööl käimised teeb elektriga ära, aga hinnatase tuleb kindlasti juba oluliselt kõrgem ja siin ikkagi rääkida elektriauto puhul ligi 35 000 eurost, see peab olema ikkagi tõsine elektriauto fänn, kes selle auto endale ostab. Jah, see on nagu läbiarvutamise küsimus, et see on siiski eelkõige linnaauto ja linna lähiauto, et lööge enda kilomeetritraaž kokku, palju te aastas linnas sõidate ja siis arvestage sellega, et elektriautodes küsitakse jämedalt 10 000 eurot rohkem.